Tere kõikidele hamburi tähtkujus sündinutele. Hamburid, vaatame, mida räägivad teile kaardid oktoobrikuu energiatest. Vaatame, mida kaardid ütlevad teile positiivsete energiate kohta ja mida räägivad negatiivsetest energiatest. Kohe hakkame seda vaatama ja ma loodan, et sellest videost on teile kasu, et te saate siit endale mingisuguseid juhtnööre, soovitusi, nõuandeid. Ja hakkame kohe vaatama. Mingisugune väga tugev uue innustuspuhang on siin peal, midagi uut, midagi väga uut. Tahaks käiku lasta või on käiku minemas või mingisugune soov, emotsioon, midagi siin on väga tugevalt. Aga vaatame kohe lähemalt. Uued aktiivsused, väga palju uusi kaarte on. Kas te tahate midagi uut, on teil tulemas midagi uut või on teil algamas midagi uut või on mingisugused uuendused? See võib olla... Võib tekkida, see on tekkinud nagu mingisugune impulss, mingi tundepuhang, mingisugune väga, väga tugev selline soov ja tahe. Uue energiat on väga palju. Aga kuidas see nüüd teile mõjub selle kuuga? Vot seda hakkame siin nüüd arutama. Näha on, et mingisugused uued aktiivsed algused siin on. Siin on, see võib olla ükskõik mis, see võib olla globaalsemas plaanis mingisugune uus impulss, mis on teie sees nagu juba süttinud või süttib oktoobrikuus. Või on see ka mingisuguse selliste väiksemate argirutiinsete tegevuste juures. Aga näen ma siin väga tugevalt sellist, see võib olla seotud kellegi inimesega. See võib olla ka seotud mingite suhetega, aga vaatame täpsemalt ühe kaupa siit kaartide viisi. Mida ma näen positiivse energia puhul siin, et siin on mingisugune jagunemise energia. Kahestumise kuu on siin, oktoober teie jaoks. Et milleski te nagu kahestute. Vaat siin on nüüd väga palju erinevat informatsiooni hakkab tulema, ma katsun kõik teieni kanda. Ja milline just teile, teie sfääriga, teie olukorraga kõige rohkem kokku läheb, see ilmselt puudutabki teid, aga energia kui selline on üks. Et siin on mingisugune kahestumine või siin võib olla mõne jaoks teine töökoht, võib-olla teine hobi, teine tegevus. Miskit nagu, mis on sõnaga teine, lisaks, et midagi nagu lisate. See on olemasolevale lisaks. Võib-olla mingisugune projekt, ükskõik mis iganes, aga just nimelt sõna teine ja lisaks. See tähendab, et on olemas, eks ole, esimene, põhiline ja saab olema ka teine. Midagi lisaks. Võib-olla mõnel isegi teine suhe, teine õppimine, teine töö, ükskõik mis, eks ole, võib-olla teine ost, et olete midagi juba ennem sellist omanud, ostnud, aga nüüd tahaks nagu uuesti, et mingi selline sütitav energia, mis on teil nagu sellist emotsionaalset tahtmist tekitab. Et selline huvitav teema on siin. See on teie jaoks kuidagi selline, see on kontaktide kuu ja see on ka valiku kuu. Aga see on kindlasti paindlikkuse kuu ja ilmselt ka mingisuguste otsuste kuu. Pidage meeles, oktoobrikuus te ei ole üksi see kuu ja siin tuleks arvestada ka kellegi teisega. Et kellegi teise inimese positsioonilt olles tegutseda, otsustada ja nii edasi. Mitte ainult nagu enda siis.
aga midagi siin on väga tugevalt uut, siin on väga-väga tugev uue energia, uus kontakt või midagi uut seoses kellegagi. Aga siin ongi niimoodi, et kui te nüüd arvate, et te teate kõike, et te suudate kõike üksi, ainuisikuliselt, siis kaardid ütlevad ei. Et siin tuleks oktoobrikuus tuleks vältida sellist väljendit nagu ainult mina tean, ainult mina saan. Seda on siin väga tugevalt näha. Ma ei tea, teil on vaja mingisugust balanssi. Üks negatiivne energia, see on siis, kui on mingisugune üks baas ja alus. 2 positiivne energia on see, kui teil on 2 alust, 2 baasi. See tähendab, et teil on ka mingisugune teine tugi olemas. Mingisugune teine tugi olemas. Teine alus, teine baas, teine võimalus ja nii edasi. See tähendab, et on vaja, siin on alternatiivi midagi. Kuidagi jookseb välja alternatiiv. Te peate veel tegema mingisuguse valiku. Aga võt siin on nüüd niimoodi, kaardid ütlevad, te tahaksite nagu tormata väga aktiivselt kuskile uuendustesse või uude. Mingisugused meeletud aktiivsused käivad juba nagu lähiminevikust. Aga te tahaks nüüd minna kuskile uuendustesse või uude veel. Ja kaardid ütlevad niimoodi, et ei ole õige aeg siin. Siin on niimoodi, et siin on, tähendab, hea on, kui teil on see impulss, kui teil on see tunnetus, aga te nagu keete selles veel. Te nagu marineerite ennast selles tahtmises, impulssis, selles emotsioonis, käiku laskmise emotsioonis. Kas siis osta midagi, luua midagi, teha midagi, et te nagu sõnas otseses mõttes keete selles veel. Mitte ei hakka kohe seda realiseerima ja teostama. Sest kaardid ütlevad, et te peate tegema veel mingisuguse valiku. Ja oktoobrikuus siin võiks öelda niimoodi, et on hea öelda veel selline lause, et ma veel ei tea. Ma pole veel otsustanud. Ma veel ei tea, kuidas on õige. Ma ei tea veel, kuidas ma tahan ja nii edasi. Et siin peab jääma veel sellises otsad, tähendab, siin ei saa ikkagi mingisugust otsust veel teha. Siin on kinnine positsioon positiivses asendis, et siin ütleb kaart, et valige veel, mõelge veel, otsustage veel, aga ärge teostage veel. Ärge astuge veel esimesi samme mingisuguse realisatsiooni suunas. Et seda kaardid nagu ütlevad väga tugevalt, sest siin on midagi nagu puudu. Siin ei tohi nagu kuskilt diletantlikult positsioonilt, diletantlikult, lapselikult suhtumiselt minna mingisse tegevustesse. Kui te näiteks alustate mingit tegevust või midagi, kus te nagu absoluutselt mitte midagi ei mõista, absoluutselt mitte midagi ei jaga, kõik on täiesti toores, siis see on väga negatiivne. Ja see, kui te alustate ja teil ei ole ühtegi muud varuvarianti kuskil tagataskus, see ei lähe mingil moel. Sest siin on vaja kuidagi nagu leida, tulevad mingisugused alternatiivid, tulevad mingisugused muud lahendused. Et see, mis teil nagu praegu keeb, see, mida te tahate või see, mis hakkab oktoobris tulema, et siin on ka väga tugev uue energia. Siin on vaja kellegiga nagu, siin ei saa üksinda. Ja siin ei saa minna seda mingit ühte jäika teed pidi. See, kui ma ütlesin, et alustate ja ei ole ühtegi muud varuvarianti tagataskus.
kui te ei lähe nagu mitte mingisugusele kompromissile ja tahate just selles ühes kindlas tegutseda või käituda, midagi teha ilma variantideta, see oleks väga negatiivne. Et see ei ole hea käitumismudel. See on nagu kaotamise käitumismudel sellisel juhul, jääte lolliks, ütleme niimoodi. Ei oleks vaja astuda nendesse tegevustesse, kus teil puudub kogemus, puudub mingisugune kompromiss, kus on täiesti selline varianditu olek, ainult üks variant. Vot see on negatiivne. See, kus on teil vähe teadmisi, see, millest teil puudub minevik. Vot kõik uus on teile see kuu ja just see uus, kus teil puudub nagu teadmine, vot see on nagu negatiivne. Siin on vaja midagi veel. Siin on vaja võtta mingisugune äraootav seisukoht. Ja siin ma ütlen kohe niimoodi, et kui te nüüd mõtlete, et nagu ei tahaks pausile panna või oodata või midagi, siis siin, kui te midagi nüüd ei tea, kui te midagi ei mõista lõpuni, siis tegelikult see ongi selleks, et ei peagi teadma. Et ütleme niimoodi, et kui me läksime nüüd teemast uued algused, siis siin on vaja, et mitte minna ühte kindlat joont pidi, on vaja minna seda teed, kus on variandid, kus on valikud, kus saab paindlikult minna, aga mitte ühte jäika joont pidi. Ja nüüd ma räägin veel, natukene hüppan teisele teemale üle, see on see, et kui te ei mõista midagi, selliseid situatsioone, olukordi võib teil oktoobris ette tulla või on teil juba praegu, et kui te ei mõista midagi, ei tea nagu lõpuni välja, siis ma ütlesin, et see on selleks, et te ei peagi teadma. Energiad ütlevad, et te ei peagi teadma. See on sellepärast, et tänu teie sellele mitte teadmisele, mitte mõistmisele, lõpuni aru saamisele, sulgeda ennast lihtsalt ebavajaliku eest. Vot selleks on see teile vajalik. Ja samas ütlen teile ka, et kui te tunnete milleski ebakindlust, kui te tunnete kuskil otsustamatust, siis see on teile ka oktoobrikuus millegipärast väga nagu käepärane. Ärge jookske pea ees uuendustesse. Siin on vaja tasakaalu, siin on vaja paindlikkust, siin on vaja ettevaatlikkust ja isegi nagu mingil määral on teadmatust vaja, sellepärast, et te sinna sisse ei roniks. Te ei pea ilmtingimata nagu kõike teadma ja nägema. Ei peagi, teil ei ole seda vaja. Las olla see, et ei saa aru, ei mõista lõpuni, las olla see. Istuge lihtsalt maha, öelge endale, et te ei tea, kuidas asja lahendada ja tahate, et see laheneks iseenesest. See on ka hea variant oktoobrikuuks. Te lihtsalt olete vaikuses ja ütlete endale, et ma ei tea, kuidas asja lahendada ja las ta laheneb kuidagi iseenesest, ilma ise selles aktiivselt osalemata. Ma ei tea, pöörduge kes Jumala poole, kes universumi poole, kes pöördub oma selle sisemise hääle poole, intuitsiooni poole, ükskõik mille poole, mis see teile väärtuslik on. Pöörduge selle poole ja paluge, et see asi laheneks iseenesest. See energia on teile antud see kuu. Pöörduge oma alateadvuse poole. Öelge, et ei tea, alateadvus aita mind ja ma ei tea, võluväel see laheneb. See on selline huvitav energia teil. See on selline, kui te võtate pigem sellise vaikuse positsiooni, vaikimise positsiooni, äraootamise positsiooni, et aga
jah, siin on soovituskaart ütleb ka, et lihtsalt nagu võtta selline vaikus, selline rahuhetk, selline mõtlemise hetk, selline oma sisemise intuitsiooni kuulamise hetk. Ja see tunnetus, et te ei mõista midagi või ei saa aru millestki nagu lõpuni, eks ole. Et kui te nüüd sellega kokku puutute, siis arvestage, et sellest on teile väga-väga suur kasu. Teil on ikka puudu mingisugusest informatsioonist ja see võib teid muidugi natukene ka hirmutada. Ma ei tea, võib-olla mõni teist näiteks tabab ennast mõttelt, et mida ta mõtles sellega, aga mida ta ütles. Aga äkki räägitakse seda nii, aga mida ta arvab, ehk igasugused teie enese lõppude juurde mõtlemised teiste inimeste eest, see on teile muide vale. See ei vasta tegelikkusele ja see ei vasta siirale tõele, kui te ütlete endale, et ma parem ei peagi lõpuni kõike teadma. Ja siis ütlete iseendale ka hiljem, et küll on hea, et ma ise nagu mingisugust lõppu ei pidanud juurde mõtlema. Et selle lõpu, mis te ise juurde mõtlete, sellel nagu tõde ei ole. Te ei peagi teadma, te ei peagi midagi mõistma, midagi on teil seal. See peabki niimoodi olema. Ilmselt ei ole selleks õige aeg, rahunege selles suhtes ja öelge endale, et see aeg tuleb ise, kui ma saan kõigest teada, kui ma saan kõigest aru. Võtke selline vaikuse positsioon, ootepositsioon ja lihtsalt olge. Samuti tuleks hoida midagi salajas. Midagi on, mida peaks hoidma salajas. Varjama või vastupidi, tuleks mõista, et kõik saladused ei peagi praegu avalikustuma. Ei ole selleks õige aeg. Et selline mõistmine võib siin ka olla vajalik. Aga teil on vaja balanssi. Ma ütlesin teile seda juba. Et selline väga selline huvitav kuu selles mõttes, et teate, sellel kuul on üldse väga hea tegeleda hingepraktikatega. See on see, kui te püüate oma elu viia tasakaalu, balanssi, ehk siis te võtate aega iseendale. See on mediteerimine, see on igasugused hingepraktikad, kõik see on teile nagu väga hea. Teie intuitsioon on nagu selline hästi tugev tegelikult. Ja kui te nüüd võtategi aega iseendale, see on konkreetselt soovituskaardiga koos räägib, et see on nagu mediteerimine, need on hingepraktikad, need on sellised jooga ja kõik sellised väga head asjad ja väga head tulemused tulevad siin. See on see, kui te võtate, see on see aeg iseendale, aeg endale, üksi endaga, iseenda jaoks. Et see on nagu hästi hea. Ja uuteks algusteks reaalselt millegi käiku laskmiseks, selleks siin on vaja veel midagi mõelda. Selleks peab veel ennast kuidagi nagu sulgema, et see avatus selle jaoks ei ole veel hea. Ja ma näen, et siin on ka selline teema, ma rääkisin teile alguses paindlikkusest, et võtta ajada mingit ühte kindlat joont, et on ainult üks suund, üks alus, üks tugi teil, üks valik, üks variant, üks jäik joon ja seda teed pidi minna on täiesti vale. Hea on, kui on paindlikkus,
kui on alternatiivid, kui on võimalused, kui on mitu alust tuge. See tähendab, et kui ühega ei lähe, siis teisega läheb, et ühesõnaga selline mingi teema on hästi oluline. Hästi-hästi oluline. Midagi te tahate väga tugevalt nagu kontrolli alla saada. Kui te midagi tahate väga tugevalt kontrolli alla saada, siis siin aitab teie mediteerimine väga hästi. On inimesi teist, kes tahavad pöörduda kuskile mingisuguse abi ja toe järgi. Et saada kelleltki, see võib olla vaimne õpetaja, see võib olla muidu õpetaja, see võib olla mingisugune mentor teile, juhendaja, ükskõik kes. See viib teid kuidagi väga positiivse tulemuseni, sest koostöö kellegi sellise inimesega on meeletult hea, väga hea. Aga võt niimoodi, et üksinda torman, üksinda teen, üksinda teostan ja üksinda niimoodi, siin te teete ennast lolliks. Jääte nagu narriks ja rumalaks. Aga koos kellegiga. Ja ma ütlesin, et valdavalt on see inimene, kes on teist siis kogenum, targem ja selline. Aga ka sama võrdsete inimestega on ka siin koostöö väga hea. Mingi inimesega koos siin ilmselt on, ega te olete ka selline väga tegelikult koostööaldis ja siin on nagu, kuidas nüüd öelda, mingisugused kokkulepped, mingisugused käega löömised, mingisugused sellised on hästi nagu positiivselt just uute alguste puhul kellegi inimesega. Et ka siis, et ka alternatiiv on 2 varianti, kas üks langeb ära ja tuleb teine parem asemele. Ja see teine parem asemele tuleb ilmselt koostöös kellegagi. Et selline väga hea kuu, et nendeks tegevusteks, millest ma teile rääkisin, nende hingepraktikate ja nende kõikide asjadega. Need, kes tahavad mingisuguseid situatsiooni olukorda, mingisuguseid käimasolevaid sündmusi kontrolli alla saada, teil õnnestub see väga hästi, kellel on selline teema. Kellel on teemaks aga koostöö ja see mentorlus ja see juhendamine ja konsulteerimine ja nõu saamine, nõu andmine ja kõik sellised koostööd, ühesõnaga, need lähevad suurepäraselt, väga hästi. Et see mingisugune uus emotsioon, see tunnetus, see tahe, see nagu põlema minek, ülevoolavalt selline hea tunnetus, et seda ma tahan ja nii ma tahan ja kõik see kuidagi laabub teil niivõrd hästi. Et väga positiivne kuu on sellest, kui te nüüd ootate midagi üleüldse oktoobrist, et teile peaks oktoobri keskel midagi tulema. Ootate te mingisugust, siin on väga nagu uuega seoses ka, ootate mingisugust lahendust või midagi sellist, siis see tuleb teile kindlasti. Mis tuleb kindlasti on lõpuks, kui te olete nagu läinud seda teed, et ei mõista ja ei tea lõpuni ja lõpuks teile tuleb see selgus, ta tuleb ise teie juurde. Te ei pea kuskil urgitsema ega kaevama ega midagi tegema. Ta kuidagi nagu sealt ülevalt poolt tuleb sõna otseses mõttes ise teile. Teine asi on siin see, et kui ma ütlesin niimoodi, et kui teil on mingisugune üks kindel tee ja see välja valitud, et mingisugune soov täitub teil kohe kindlasti. Mingisugune üks tee või üks variant on välja valitud, siis kas tuleb midagi muud asemele ja lükkab selle esimese minema ja see, mis asemele tuleb, on parem või tuleb lihtsalt mingi teine alternatiiv juurde. Et siin on nagu ikkagi nagu midagi juurde. Ja hästi positiivselt. Mingisugune soov unistus teil täitub täiel määral väga hästi
ja siin on nagu väga head kaardid selles suhtes. Et ikkagi soovituskaart ütleb ka sulguda palun, olla selles mingisuguses teadmatuses, meditatiivses seisundis ja sulguda ka ennast üksinda nendest uutest algustest. Väga suur kergendus tuleb teile kuu lõppu, väga suur kergendus. Te tunnete ennast nii kergelt, et kohe tunnete väga kergelt ennast. Ja kui te lähete üksinda sellesse, millest ma teile siin alguses negatiivse energia puhul rääkisin, siis suure tõenäosusega ootab teid ees pettumus. Ühesõnaga, te ei jää rahule sellega. Sellepärast ongi vaja kas oodata, kuni midagi selgineb, tuleb see arusaam lõpuni välja, ta tuleb teile kindlasti oktoobris, või tuleb mingisugune teine alternatiivvariant lisaks, mis on väga hea teile. Et siin, kui te üksinda lähete, alustate aktiivselt tegevusi, siis siin ei ole nagu, te jääte nagu rahulolematuse seisundisse ja jääte lõppkokkuvõttes ka veel sellisesse nagu rumalasse olukorda. Aga koostöö teiste inimestega on väga hea, väga hea. Koostöö teiste inimestega on väga hea. Need tulemused on kusjuures veel sellised, mida te saate nagu mitte ainult nagu emotsionaalsel vaimsel tasemel läbi elada, vaid need te saate ka nagu nii-öelda materiaalsel tasemel läbi elada. Siin on ikkagi nagu täielik nagu selline, siin tekib arusaam, siin tekib selgus, siin tekib mõistmine ja see ei jää teil tulemata. See, millest ma siin ennem rääkisin, et kui ei saa lõpuni millestki aru või midagi niimoodi. Et jah, ühesõnaga kaks hästi tähtsat energiat siis olid, et üks oli, et te ei lähe üksinda teadmatusse nendesse teemadesse, kus teil nagu puudub teadmine, vaid siin tuleb kas siis võtta see ooteaeg ja lasta asjadel selgineda iseenesest, nad selginevad iseenesest ilma teie urgitsemata, informatsiooni hankimata, teadmata ja nii edasi. Ja teine energia siis oli see ootamise, äraootamise, sulgemise ja paindlikkuse tasakaalu energia. Tasakaalu ja balanssi on vaja, see tuleb teile ka ja seda on vaja otsida. See tähendab seda, et ei tohi kuskil olla nagu liiga palju midagi tasakaalust väljas. Et selline huvitav kuu teie jaoks. Ma loodan, et sellest infost oli teile kasu ja ma soovin teile ilusat oktoobrikuu jätku. Ja kohtume siis teiega peatselt uuesti.